kuna kevad toob meile kõigile kaasa sellise tuhina, et teeks oma toimetused korda, koristaks, sätiks, organiseeriks, siis meestel on üks koht, mis tuleks korda teha, on kindlasti oma töötuba ja selleks, et kõik asjad saaksid kindlalt oma kohtadele, et nad on kättesaadavad, nad on korrektselt ära pandud, vajame me sahtleid. Uurisin natukene asja, et kuidas võrdlemisi lihtsalt teha palju sahtleid, mis toimivad ja mis on tugevad. Kahest variandist, mida ma internetist leidsin, panin kokku ühe terviku ja selleks, et neid sahtleid teha, vajan ma siit puumarketist just täpselt seda liistu, kuna tööriistasahtel peab olema piisavalt madal, asjad ei ole ju kõrged ja selline 15x45 liist, väga hea sahtlemadel. Ja nii nagu ikka on selles vahemikus, kui me võtame puumarketist omale vajaliku puitmaterjali ja enne kui kaamera siin meistrite nurgas käivitub, oleme ära teinud väikese vahetöö, katsetustöö, et kas asi tegelikult toimib ka ja see katsetustöö on siin minu näpu vahel praegu ja pange tähele, küsimus on selles tappühenduses. Kui me lihtsalt lõikame 45 kraadi all liistu otsa ära ja liimime omavahel kokku, siis see ühendus jääb kehva. Oleks vaja siia midagi sisse panna, mis hoiab tugevamini, et on rohkem liimipinda ja antud juhul siis on selline sisselõige tehtud, kuhu on pandud õhukene liist, see õhukene liist on saetee paksune ja kui ma praegu seda asja siin oma käe vahel katsun, siis tegemist on väga tugeva ja jäiga asjaga. Ning esimene teema, mis mul tuleb ära lahendada, on see, et tuleks saag seadistada niimoodi, et mul on selle saega võimalik saagida, et nii, et piirajad on peal. Kuna tegemist on näidissahtliga, millele konkreetset objekti või kasutuskohta ei ole, siis ei ole mul ka kindlaid mõõtusid ja ma panen peale lihtsalt suvalise 300 mm siia sahtli külje pikkuse mõõduks ja hetkel, nii et tooriks saaks pisut pikemaks lõigatud, panen silma järgi kuskil 32 sentimeetrit, 320 millimeetrit, ma panen mõõdu siia peale ja tükeldan materjali ära. Veedriteks sobisid mul suurepäraselt 2,5 millimeetrise spooni servast lõigatud ribad. Natukene oli vaja servakest õhendada, et ta sisse läheks ja nüüd ei ole muud, kui paneme ka liimi paika ja vaatame, kuidas see asi kokku hakkab istuma. Nüüd, kui need servad on tasa, siin on lihtmasinaga ka väga hea tööd teha, siis mul on siin ette saatud vineer, mis läheb selleks sahtli põhjaks. Ja näete, ma olen nii-öelda vea teinud, tegelikult see ei ole viga. Ma ei hakka seda sahtlit kinnitama, sest meie meistrite nurga aeg on kohe läbi, sahtli põhja ei hakka kinnitama, aga näete, siin on servakesed üle. See sahtel hakkab jooksma oma laiemate servadega siin nende ribade vahel ja mis teeb selle sahtli minu meelest eriti heaks. Kui tegemist on töötoa sahtliga, siis ja see sahtel on natukene suurem kui see, mida ma siin näidiseks tegin, siis siin võivad olla igasugused tööriistad ja tavaliselt on nad kõik metallist, nad kaaluvad üsna palju. Kui meil oleks sahtel lihtsalt alt kruvidega või naeltega paika pandud või on ta ka soone sees, siis on oht, et õhukest vineeri ja see hakkab välja painduma, naelad tulevad välja, sahtli põhi kukub lihtsalt alt ära. Siin antud juhul küljed hoiavad ainult asjad paigal, sahtli põhi on see, millele toetub kogu süsteem. Peaks olema super suurepärane. Mina teen päris proovid ära, tehke teiegi.